Tähelepanu! Viskan! Põlvele ja alla. Sõdurileht käis suvise eelkutse sõduri baaskursuse teises metsalaagris, et näidata teile, kuidas läheb värskete sõdurite väljaõppe. Külastasime Ämari logistikapataljoni ajateenijaid. Logistikapataljoni alustas teenistust umbes 150 ajateenijat ning praegu on käimas sõduri baaskursuse 4. nädal. Tavapäraselt me paikneme Ämari linnakus, kuid sellel nädalal oleme kolinud 5 päevaks Klooga harjutusväljale, kus toimub siis meie esimene pikem välilaager. Väljaõppe fookuses sellel nädalal kindlasti on automaadi laskeharjutused, kuid selle kõrvalt sõdurid õpivad ka teisi välitingimustest toimetulekuks vajalikke oskusi, näiteks kaeviku kaevamine, orienteerumine ja laagri püstitamine. Laager lõpeb meil selliselt, et neljapäeva õhtul läheb telklaager kokku, sõdurid veedavad viimase öö telkmantlite all ning reede hommikul lahinghäirega liiguvad siis jalgse rännakule, mille sihtkohaks on Ämari linnak. Selles laagris on peamiselt siis sissejuhatavad õppeained, mis on vajalikud selleks, et sõdurid 3 nädala pärast oleksid võimelised sooritama oma sõduri baaskursuse eksamid positiivsetele tulemustele ja saaksid jätkata jätkuväljaõppes. Noh, kus ma pihta sain, ma isegi ei näe. Siit tuleb 1, 2, 3, 4. Tapa kaitseväe keskpolügoonil pidasid metsalaagrit 1. jalaväebrigaadi suurtükiväe ning pioneeripataljoni ajateenijad. Siiamaani harjutasid ajateenijad laskmist, lahinggranaadi heitmist, topograafiat, liikumist maastikul ning lahingmeditsiini. Seni on välilaagri jooksul minu hinnangul kõige suuremaks väljakutseks olnud ilmastik. Ehk täna südaööni oli laussadu, mis on andnud võimaluse testida ja harjutada sõduri lahingvarustust. Ehk kõik, mis on sõdurile väljastatud, on sisuliselt leidnud ka kasutust. Ja nii kui jõudis sõdurileht kohale, tuli välja päike ja me saame proovida ka kergemaid varustuselemente. Uurisime lähemalt ajateenijatelt, kuidas on metsalaagri siiamaani läinud. Kõige raskem minu jaoks olnud metsalaagrid, sest et ma väga ei ole metsafänn. Pigem selline õppimine ja kasarmus meeldib, aga metsas harjub ära. Hetkel on selline pingest veidi lahti juba, sest et ennem oli esimene kogemus raske. Kõik need varustused selgas, kõndida veel rännak, see oli minust päris raske. Selline veidi närve sööv vahepeal, sest et ilmad olid vastavalt sellele, et padukas käis ja ei olnud kõige meeldivam keskkond, aga kui päike välja tuleb, siis on kohe motivatsioon jälle laes ja siis tahaks uuesti kõike teha.